Peaministri antud intervjuus sõnasta, et selleks, et luua uusi ja tasuvaid töökohti, on vaja meil just sellist majanduspoliitikat, kus ettevõtted saaksid edasi areneda ja luua uusi töökohti. Töökohti loovad majanduses ettevõtted ja selleks, et loodaks tasuvaid töökohti nii siin Ida-Virumaal kui kogu Eestis, on väga oluline jälgida, et meie riigi aetav majanduspoliitika oleks selline, mis töökohtade loomist ja majanduskasvu soodustab. Seepärast on meil mitte ainult plaanis tööjõumaksusid langetada ja hoida Eesti maksukeskkonda atraktiivsena, vaid me soovime ka bürokraatiat vähendada, et ettevõtetel oleks võimalikult lihtne asju ajada ja et ettevõtetel oleks soov just nimelt Eestisse töökohti luua. Ma külastasin täna nii Sillamäed, käies nii Silmetis kui Sillamäe sadamas ja külastasin ka VKG, mis avas täna 70 miljonit eurot maksva uue tehase ja ainuüksi see tehas, mis täna avati, loob Ida-Virumaale sadu uusi töökohti ja sadu uusi tasuvaid töökohti. Ma rääkisin ettevõtte juhtide ja omanikega ja nad ütlesid, et väga oluline roll selles, et need töökohad Eestisse luua, on ka sellele, et Eesti maksukliima on olnud soodne. Ja seetõttu meil tuleb mitte ainult Eesti maksukliimat soodsana hoida, vaid tuleb teda veelgi soodsamaks muuta. Et oleks neid ettevõtteid, kes investeeringuid teevad neid just siia Ida-Virumaale ja loovad seeläbi ka tasuvaid töökohti. Ja üks sellistest ettevõtetest ongi VKG, kes enda täiendatud tehnoloogial rajatud Petroter 2 õlitehas näitab juba töövõimelisust. Tehas töötab täisvõimsusel üle 3 nädala. Petroter 2 tehase ehitus algas 2012. aasta augustis. Peale seda, kui samanimelise tehnoloogia alusel töötav Petroter 1 tehas oli tõestanud oma efektiivsust ja häid keskkonnanäitajaid. Tehase ehitus kestis 1 aasta ja 8 kuud, millele järgnes hea korrastus, ettevalmistus käivitamiseks ning personali koolitamine. Tehas käivitati 10. augustil ning septembri alguses saavutas tootmisvõimsuse, mis moodustab 110% projekteeritud tootmisvõimsusest. Kogu projekti maksumus on 65 miljonit eurot ja koos investeeringuga energeetikasse üle 150 miljoni euro. Uue tehasega loodi Ida-Virumaale 100 uut otsest hästi tasustatud töökohta ja ligi 400 kaudset töökohta. Täisvõimsusel tehas annab aastas riigile maksutulu 14 miljonit eurot. Kui Kohtla-Järve Ahtme linnaosas on teetööd hakanud jõudma lõpusirgele, siis Kohtla-Järve Järvelinna osas nad alles algavad. On tehtud suured asfalteerimistööd Vanas Ahtmes ja Ahtme linna osas. Et selle projektiga alustati juulikuus ja tänase päeva seisuga on praktiliselt Vanas Ahtmes ja Ahtmes antud tööd lõpetatud ning tasapisi lähevad tehnika inimesed üle Kohtla-Järvele tegema. Et antud projekti raames on suuremad ja peamised teed tehtud korda, on tehtud uus asfalt, on tehtud uued kõnniteed ja tehakse ka antud momendil haljastust. Antud momendil Kohtla-Järvel toimub Endla tänaval ja Katse ja Autokumpu tänavatel tehakse töid. Et Ahtme linna osas samuti toimuvad viimased asfalteerimistööd Tervise tänaval, Kadri tänaval tehakse kõnniteed korda ja toimub ka tänavate markeerimine. Tehakse vastavad ülekäigukohad ja parkimiskohad märgistatakse. Kõik antud tööd peaksid olema lõpetatud novembri alguseks. No see muidugi oleneb ilmastikuoludest, kuna on juba sügis, võivad natukese segada ka vihmad, aga novembri alguseks peavad olema lõpetatud kõik tööd. Mina arvan, et kõik tööd saab ikkagi see aasta ära tehtud, et ei tohiks olla üleminekut ega jäämist järgmisesse aastasse.
et kuna on jäänud ainult Järve linnaosa teha, et loodame, et firma saab ilusasti hakkama kõikide töödega see aasta, kuna siiamaani on saanud kõikide töödega hakkama ja loodame, et saab ka nende töödega hakkama. Vabariigi valitsus kinnitas järgmise aasta riigieelarve. Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad kulutused moodustavad 40,5% kogu riigieelarve kulutustest ehk 3,4 miljardit eurot. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala suurimad kulud on riiklik pensionikindlustus 1,57 miljardit eurot ja ravikindlustus 945 miljonit eurot, mis moodustavad 74% kogu kuludest. Lisaks on sotsiaaltoetusteks kavandatud 590 miljonit eurot. Võib öelda, et valitsuse kinnitatud eelarve on inimese nägu. Muudatused, mis uuest aastast tulevad, on suunatud, et nii noorte kui vanade elu Eesti riigis paraneks. Uuest aastast tõuseb lastetoetus, mis on 10 aastat olnud muutumatuna, kuid puudutab ligi 243 000 last ning nende vanemaid. Tõusevad ka pensionid ning kasvab tulumaksuvaba miinimum pensionäridele. Muudatused uuest aastast. Lastetoetus, sealhulgas vajaduspõhiste peretoetuste tõus. Perede toimetuleku parandamiseks tõusevad lastetoetused seniselt 19,18 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni alates 3. lapsest. Samuti tõusevad vajaduspõhise peretoetuse summad 45 euroni perele, kus kasvab 1 laps ja 90 euroni perele, kus kasvab vähemalt 2 last. Pensionid tõusevad aprillis 5,9%, kasvab tulumaksuvaba miinimum pensionäridele. Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9%. Tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse jätkuvalt pensionite maksuvabastus. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 374 euroni, praegu 354 eurot. Keskmine vanaduspension 44 aastase staažiga saab olema 374 eurot. Toimetuleku toetuste arvestamisel on lapsed võrdsed pere esimese liikmega. Kui pere taotleb toimetuleku toetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega, et toetus lapsele saab olema 100% senise 80% asemel. Tugiperedele mõeldud toetus kasvab 25% ning tõuseb praeguselt 191,80 eurolt 240 eurole. Toetus on mõeldud peredele, kus kasvav laps on eestkostel või hoolduslepingu alusel. Muudatus puudutab circa 2000 last. Matusetoetuse saajate ring laieneb. Taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele. Toetust makstakse matuse korraldajale, kelle pere sai toimetuleku toetust vähemalt 1 kuul viimase 12 kuu jooksul. Matusetoetuse suurus tõuseb 250 euroni. See kehtib ka kohalikele omavalitsustele, kes matavad omasteta inimesi. Sotsiaaltöötajate palgatõus. Kõigil avaliku sektori asutustel suureneb palgafond 3%. Prioriteetsetes valdkondades nagu sotsiaalkultuur, siseturvalisus ja õpetajad on palgakasv 4,5%. Viiakse lõpule kiirabireform, luuakse täiendavad brigaadid. Kiirabireformi lõpule viimiseks eraldatakse täiendavalt 2,2 miljonit. Eestis luuakse juurde 7 uut õebrigaadi, kohad Häädemeeste, Valga, Tapa, Tartu, Saue ja 2 Tallinna. Töötutoetuse määr tõuseb. Kui käesoleval aastal on töötutoetuse määr see 3,62 eurot päevas, siis 2015. aastal on see 4,01 eurot päevas. Töötutoetus, mis 2014. aastal on keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb 124,25 euroni 2015. aastal. Langeb töötukindlustusmaksemäär. Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekul on järgmisel 4 aastal töötuskindlustuse maksemäär 2,4%, sealhulgas töötajal 1,6% ja tööandjatel 0,8%. Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnade kohaselt on Kohtla-Järve koolide esimesed klassid väga hea täituvusega, kuna koolide esimesesse klassi asus õppima 411 last.
kõige rohkem muidugi esimesse klassi asus õppima Maleva põhikooli ja Slaavi põhikooli. Maleva põhikoolis praegu õpib 102 esimese klassi õpilasi ja Slaavi põhikoolis on 70. Kõige rohkem muidugi lapsevanemate hulgast valivad neid koolid, vene keele õppekeelega koolid, kes pakuvad meie linna territoorium keelekümblusprogrammi. Ja see programm muidugi väga populaarne lastevanemate seas. See programm lubab muidugi lastele algkoolist juba esimesest klassidest ikka heal tasemel õppida eesti keelt, et jätkata võib-olla oma õpingud ka gümnaasiumis või kõrgkoolides. Ja meie koolid, põhikoolid sellel aastal saaksid avada 3 esimest klassi klasskomplekte vene keelega, õppekeelega koolid, kui kesklinna põhikoolis, kui ka Ahtme gümnaasiumis 3 klasskomplekti, Tammiku põhikoolis ka. Ja ka muidugi täna saaks rääkida gümnaasiumi aste õpilastest, kõige rohkem põhikooli lõpetajatest astunud meie Ahtme gümnaasiumis 72 õpilast, Järve Vene gümnaasiumis tänase päevaga õpib 10. klassis 45 õpilast ja 23 Järve Eesti gümnaasiumis. Vastavalt kiirabi avaliku konkursi tulemustele võttis alates 24. septembrist kiirabi teenuse osutamise Ida-Virumaal seniselt teenuse osutajalt sihtasutuselt Ida-Virumaa kiirabi üle Karel kiirabi, kes sai teenuse osutamiseks Ida-Virumaal tegevusloa Terviseametilt 15. augustil. Tegevusloa andmisel kontrolliti põhjalikult ja ükshaaval kõiki tööle hakkavaid kiirabi autosid ja kogu varustust. Karel kiirabi esitas töötajate nõusolekud tööle asumiseks. Nii töötajate arv kui kvalifikatsioon vastas nõuetele. Me alustasime oma teenuse osutamist 24. septembril. Enne seda me osutasime juba teenust Harju-Viru regioonis ja kuna Terviseamet kuulutas välja konkursi osalemaks teenuse osutaja leidmiseks Ida-Virumaal, siis otsustasime selles osaleda. Selle konkursi me võitsime ja nagu ma ütlesin, 24. septembrist alates osutame teenust kogu Ida-Virumaa piirkonnas. Teenuse osutamise algus oli väga rahulik, et vaevalt, et Ida-Virumaa elanikud üldse märkasid, et on uus teenusosutaja. Kuna enamus töötajaid tuli üle Ida-Virumaa kiirabist, siis neil oli piisav kogemus selle teenuse osutamiseks ja teadmised, et mingid probleeme meil sellega ei tekkinud. Me alustasime 2003. aasta Tallinnas 3 kiirabibrigaadiga ning alates eelmise aasta lõpust on meil 8 brigaadi olnud Harju-Viru piirkonnas ja nüüd siis lisaks veel 8 brigaadi Ida-Virumaa piirkonnas. Täna meil on kokku 16 brigaadi. Ma arvan, et ega Ida-Virumaa elanikud ei märganud, et teenuse vahetaja on muutunud, kuna töötajad on need samad, kes olid Ida-Virumaa töös suures osas, siis ainuke suurem muutus on see, et meil on uued autod ja baasid on teistes kohtades, aga see ei puuduta nüüd otseselt. Inimesed ilmselt seda ei märka igapäevaselt. Kohtla-Järve linnavalitsuse maakorralduse osakond meenutab, et 2015. aastaks täiendava maamaksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik vormikohane avaldus Kohtla-Järve linnavalitsusele hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks. Avalduse blankett maamaksust vabastamise kohta on kättesaadav Kohtla-Järve linnavalitsuses, Kohtla-Järve Keskallee 19, kabinet 103 või 707 või Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel www.kohtlajarve.ee menüülingilt maamaks. Täidetud avalduse blankett tuleb esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele või saata e-postiga aadressil linnavalitsused.kjlv.ee. Avaldused maamaksust vabastamise kohta, mis oli esitatud enne 2014. aastat,
ei anna õigust saada maamaksust vabastust 2015. aastaks. Täiendav informatsiooni ja abi saab Kohtla-Järve linnavalitsuse maaosakonnast Keskallee 19, Kohtla-Järve kabinet 707 või telefonidel 33 78 579, 33 78 580 või 33 78 578 või e-posti aadressil olga.ivanova@kjlv.ee või olga.lass@kjlv.ee või Jekaterina Kiritsenko@kjlv.ee.